olen Anna Sooveli ja ma räägin teile sellest koolilõpu suvest, kui kogu maailm täiega hulluks läks. Alustame sellest, et ma olen üks kokutav hunnik õnnetust, kes tahab saada rajuks ja kuulsaks räppariks. Joo nagu keskajal su duellile kutsun ja viskan kinda, sest su ees seisab naine, kes on omal alal kindlalt pest. Ja mees, tead, sa ilgelt käid mul pinda, sest su häbelik pilk ei tõuse kõrgemale mu rindadest. Mu lüürika on kui betoonrusikas, sa supilusik, Kusi... Sorry! See on mu perekond. Jep, siin nad on. Issand jumal. Lõpeta ära. Banaani polegi. Ma panin need tugitoolid kinni. Sa lubasid transpordi organiseerida. Martin, kuuled või? Endlasti töö juurest lahti. Aga lähme ajas paar päeva tagasi, kui ilmnesid selle hulluse kõige esimesed märgid. Mu vanem vend Gustav tuli ülikoolist ära. Ta lamab nüüd oma toas ja vaatab lage. Keegi ei tea, mis tal viga on. Ma arvan, et asi on mõnes naises. Mingis kurjas naises. Muidugi meestel on lihtne. Ma annaks kõik selle nimel, et minu hädades oleks süüdi mingi eit, mitte ma ise. Kallis, miks ta maha läks? Tunguusias on palju metsa ja ma varasid. Vabandust. Ei ole vaja tõusta. Sooveli, Prants ja Aatomik, Vadim. Peale tundi, minu juurde. Aitäh, Tärnin. Nii. Kool hakkab läbi saama. Laks ja kõik ja ongi läbi. Aga enne tuleb üks väike asi korda jääda, noored. Lõpuaktor. Ja ma siin mõtlesin, klassijuhatajana või nii, et ma suunan selle ülesande teile. No ma ei saa spordipoissi ja tüdrukuid selle teemaga häirida. Viimane punkti arvestus on tulemas, me peame nõmmekatel ära panema. Minul on füüsikaolümpiaat tulemas. Jah, Vadim, aga see ei ole paraku sport. See on lausa antisportlik tegevus. Olgu, pange üks kena ja südamlik kava kokku. Teil tuleb... Elus tuleb üldse osata valikuid teha ja parem on, kui te valite asju, mis teile sobivad. Et ei ole mõtet pesa puu otsa teha, kui lennata ei oska. See on normaalne, nüüd peab hakkama enne eksamid mingit ülemaailmset paraadi korraldama. Mul pole aega selle jaoks või nagu... Mul on firma asjadega nii palju tegemist. Päriselt. Kuulge, aga tegelikult on jumala lahe. Sellest, me saame hakata korraldama piduga ja nemad, me saame Karmini ja teised kampa kutsuda. See on lihtsalt üks aktus, Liis. Mul pole aega selle jaoks. Meie korraldame pidu, et hakkad meiega suhtlema. Liis, sa ei saa mitte kunagi Karmini satelliidiks. Lepi sellega, sul on 12 aastat aega olnud, eks ole? Ratsionaalsemalt, palun. See ei ole ju Karmini, see on Keidoga suhtlema hakata. Anna, palun, Liis, kes Liis? Liis, Anna meie sõpruse nimel, palun. Siis ma seisin seal niimoodi, seda Tänn on laval, ma nagu, jaa, viska seda, viska. Ja siis see lendab, siis see on nagu püha vesi tuli. Ma ei vest 3 päeva. Vabandust? Jaa. Mis siin toimub? No, Tarni saatis teid matemaatika-olümpiaadi laval. Jah, mitte päris. Me hakkame kooli lõpuaktust korraldama ja... Kuulge, ei tallutatid mu kingadel. Ja me mõtlesime, et teeks õhtul koolis mingi koosoleku, et teiega seda asja arutada. Ja Keidoga. Teie hakkate lõpuaktust korraldama või?
Aga siis me peame küll kindlalt kampanema, sellepärast muidu tuleb siis mingi täiega tuua roigimine ju. Jumal, mida sa teed? Ehmatasid või? Ehmatasin, jaa. No ootan omal. See on instituudist. Vanaema päästis selle prügihunnikust. Ta nimi on Einot, talle meeldib piima juua. Piim teeb kondid tugevaks. Hoia Einot natuke. Kas sul tõesti ei ole mitte midagi muud teha? Näe, võta oma Eino. Jah, eks ma olen kasutaja abitu nii kaua, kui vanaema ekspeditsioonil on. Ma ei tea, mine ehmata mu vend üles või midagi. Ma ei tea, aita vanematel juubelit ette valmistada. Juubel? 50 ka mingi juubel. Ma ei tea, mine mängi kabet kuskil pargis. Kabe on ainult ühe tähe kaugusel kabelist. Kabel. Johanna, Liis tuli. Johanna, vaat kui peen. Ule või? Hopp, Johanna. Anna, papa, ma mõtlesin, et kui me õhtul lähme ju sinna, siis no, me ei saa niimoodi minna. Vaata, mis sul seljas. No, miks see ei sobi? Mis siis on? No, kas sa saad aru, me peame olema... No, me peame ennast üles sellega, mitte niimoodi nagu... Liis, lõpeta palun ära lihtsalt. No, palun, noh. Kas sa saad aru? Kui sina kõike alla tõmbad, pannakse meid ühte patta ju. Kallikene, meid pannakse nagunii ühte patta. Me oleme titest saati naabrid olnud ja siin ei ole mitte mingit muud pada. Anna, kui nagu Karmen hakkab mind tõsiselt võtma ja Keido märkab mind lõpuks. No, lõpeta ära, Liis, jäta lihtsalt järele päriselt. Anna, ma olen nii lähedal. Millele? Oma unistusele. Kas sa aru, ma olen nii lähedal? Mis unistus on selline? Mõnel inimesel on veel unistusi. Sõbrad, et hinged alga. Ma ei oska käiagi. No siis õpid, no. Samm korraga. Miks naistel peavad need idiootsed ilunõuded olema? Meestel on jumala savi ju. Ja Keidol ei ole savi. Ja Keidol ei ole savi. Just näed, kuidas ta riidis käib. Anna, isa külalised tulevad kohe. Aitad nii ka või? Ma ei saa ju, mul on koolis see koosolek. Ma lihtsalt riputan kaela need kingad enda laused. Anna. Vadim, sina istud, sina teed märkmeid, eks ole? Mis mõttes? No, mul peavad käed vabad olema, see ikub mulli ära juba. Ära palun klimperda. Kuulge, äkki see on veider, et meil see morsikann siin niimoodi on? Ja muidugi, kes sel oleks ju meil rajum, eks ole? Liis, mul hakkab päriselt paha nende kingade otsas. Kas ma tohin need palun ära võtta või? Seisa sirgelt, siis püsid ise neist. Kuidas? Ei, lõpeta ära! Aitäh sulle, Monika. Noh, ma vaatan, et teil on ilusti asjad paigas. Meest kõnnib ränka pappi, naine teeb pikete taha. No kurat, see on normaalne ju, kurat. Naine teeb asjad ära, kurat, meest teenib raha. On ikka või? No muidugi on. Minul ei oleks selle vastu küll midagi, kui naine teeniks enka raha ja ma aeg-ajalt paneksin kitli selga. Minu vanamor toob mulle kogu aeg Martinit eeskujuks, kurat. Martin see, Martin too, Martin on oma firma, Martin on boss. Sa, kurat, teil oled lihtsalt rekamees. Et ma ennast sitast ei tunneks. No aga kuule, ütleme ausalt, ikka reka naine nagu oleks kummaline öelda ka. Ei. Räägi midagi, kurat. Meil võeti firmasse tööle üks Eit.
keerab parankat nagu miska, midagi ei ole häda. Ei, aga tegelikult võib olla küll, sest vaata, ükspäev tellisin koju korstnapühkija. Tuli naiskorstnapühkija ja saad aru, kõik tipp-top tegi nagu ära. Ja mõtlesin, keeraks nagu nööpega. Ära jända siukse asjaga mees, me too, kurat. Saun on valmis, tatnakad. No nii. Noh, Reikamees, Leilikunad üldse 50 pealt ronib esimese astme peale, ha? No vaata seda parem. Noh, kabiinis. Vau, vaata, kus siin on härjad koosolis, ha? Ma olen siiamaani sama heas vormis. Lubage naerda. Mida luba naerda, kurat? Sul ma kätt, ma löön sul kurat õhu välja pasada. Kõik käe ära, va? Ma murran su makaronid ära, sa kuradi makaronid. Mul on kurat teist on kurat. Vaat siia, poiss. No, kuulge kutid, mis oleks, kui teeks uue pildi nii 30 aastat hiljem? Kuule, jäta, ei ole. Kuule, no ei ole te midagi, need lödi kõhub sisse. Kuule, kes lödi on? Mis asja? Teeme uue pildi, jah, tõesti teeme. Väga hea mõte, kuule. Küll, Peerukoti, võtke koomale, tõmma kõht sisse, ta mahub ära. Ta ei mahu ära. Vaata, lihased punni Peerukotid, noh. Nii, vaikus, naeratus, Peerukotid. Nii, üks, kaks ja kolm. Oi, mis juhtus? Mis juhtus? Ott sai rabanduse. Miks? Nad arvad, et nad on ikka veel 20-sed. hästi kullake. Ma olen Mont Blancil. Meie ekspeditsioon võttis ootamatu pöörde. Mul on igav ilma sinuta. Tee siis midagi. Mine tööle. Tõsiselt? Muidugi. Tee midagi kasulikku. Mis sa seal kodus niisama veiderdad? Igatsen. Ma tean, turakas. Ja järgmisel hommikul selguski, miks isa nii mõtlik oli olnud. Mis asja? Mis sa ütlesid, Martin? Mind lasti töölt lahti. Siit lasti töölt lahti. Sa oled ju ülemus. Sa lased ise teisi lahti, mitte vastupidi. No, ma ise lasingi ennast lahti. Noh, nagu omal soovil või nii. Omal soovil lasid ise ennast lahti. No, mul sai siiber. Mul sai lõplikult siiber. Näitä niin, et kõik jumalad näevad. Vaata, jou, vaata, jou. Vaata, jou, vaata, jou. Vaata, jou. Näitä niin, et kõik jumalad näevad.
nii, nüüd on niimoodi. Majalaen on vaja maksta, autoliising on vaja maksta, kommunaalid on vaja maksta. Kõik peavad tööle minema ja Jaan läheb lasteaeda. Mina võin vabalt tööle hakata. Sina ära muretse. Ma olen täisjõus mees. Vanaema arvas ka, et ma võin tööle minna. Ma tõmban ennast käima. Sa oled vastutustundetu, Martin. Mulle ei meeldinud juba ammu see töökoht. Nüüd käis klõps ära ja... Sa oled suure firma juht. Sulle ei meeldinud see töö, no jumal küll. Ma lihtsalt lämbusin seal. Egoist. Ma olen nagu mingi zombi. Ja üks zombi meil on siin majas juba lamab seal üleval silmad pärani. Zombi apokalüpsis. Jeesus. Ma ütlen teile, kõik peavad tööle minema. Muidu meid tõstetakse siit majast välja. See on esimene mõistlik asi, mis ma 20 aasta jooksul teinud olen. Vähemalt me räägime jälle omavahel. Seda aru, ma tahan teha tööd, mis mind oksele jääks. Sa olid väiksena väga hea ronija. Mis see siin praegu puhul? No aga kui sa praegu oma bossist kohast ilma oled, siis kulub füüsiline osavus ju marjaks. Anna, sa pead kooli minema. Sorry, need olid need kingad. Ära räägi minuga. Kes siis korraldab lõpuaktust? Normaalsed inimesed korraldavad. Ja seal see oli nagu mingi ilmutus. Genka otsib uusi talente. Räpikonkurss ja plaadileping. Ma osalen räpikonkursil, saan selle plaadilepingu ja siis te veel näete. Aga no põhjast välja on veel pikk tee. Jaa. Anna, peale tundi lähed kohe tööintervjuule. Ma saadan sulle aadressi. Mida? Tuleb töine suvi enne ülikooli. Kuuled? Läbi on nüüd see ninnu nennutamine. Kõik on läbi. Okei, tšau. Kuidas tahaks, et su jutt siin kotiks, Frodo kotist, et pea kile koti sees. Elab mul röövitud käekotidest. Aga sinu jutt näed, ei koti veel. Kas sa idioot, Sest mina ütlen. Kelmiküla hoog, pühakud on koos. Need on Kelmiküla lood. Kelmiküla hoog, pühakud on koos. Need on Kelmiküla lood. Politsei furgoon, sünteetiline droog. Jah. Ja palk on siis katseaja tariifiga. Kaua see katse kestab siis? 3 kuud. Aga ma tulen ainult 8 kuuks ju. Jah. Ja pead arvestama, et palgast läheb maha alaealise töötaja tariif ja see, et sa oled õrnem sugu. Aga töö on ikkagi täiskohaga ju. Ma olen juba 18. Ma ei saa nüüd aru, kas sa tahad seda tööd või sa tulid siia vaidlema või? No. Su ema helistas ja ütles, et sa oled nõudepesijaks ideaalne inimene. Nojah, kui ema nii arvas, siis. Olgu, siin on sisekorra eeskirjad ja üldine tuleohutus eeskirja, need tööta läbi õpi pähe. Rebecca! Rebecca! Rebecca viib sind asjadega kurssi ja homsest oled meil õhtuses vahetuses. Okay. Nägemist. Nägemist. Ma jätasin liidud ära. Parempoolne kapp. Okei. Kindel, et sa tahad tulla see tööle üldse või? Ei tahab papa mama raha ees kuskil basseini ääres mingit limpsi mulistada või? Ma tegelikult isa sai kinga ja ma tahan ülikooli minna, nii et keegi peab suvel ka tööd tegema. Kuule, see ei ole mingi puhkekeskus siin. Kui üks feilib, läheb kõigil koormus üles. Ma ei feilina. Punnsilm jääb tegelikult jama. Kes see? Punnsilm. Juhatajana. Sellest asja pole olemas nagu alaealiste tariif. Aga kuidas ma ei tea, ta emab kõikide noortega niimoodi. Mõtle midagi välja, Kõik oleme mingi fucking tariifiga siin. Okei, lahe. Revolutsioon. Oled suhtse varem mingit tööd teinud või? No, jah, kodus olen nõusid pesnud. Äge, siis läheb sama skeemi järgi. Mis skeemi? Nädal. Mis nädal? Carlita arvab, et sa pead maks nädal vastu siin. Carlita on üks Eesti parimaid kokkasid. Kes kutsus,
Kurat! Kes sa suitsetab siin? Teine ka mina, segamini nagu tubakas ja kivi. Kardan võõrast meest vannitoa seinal, nii et ukse lukustan ja jätan leiba. Tööpäeva õhtul ekslen linnas, Mustamäe korteris paljad rinnad, kust pealt tõmmati kokain ninna. YouTube'ist mängis Rihanna. Kõik saab korda, kõik saab korda. Laulsid surnud lapsed Norras, metsa, uissu, minu Tallinn. See elu, minu valik. Alkohol peale kord alla 2 kommi. Inetu, nii elu ongi. Rentslist madalam, armsamast kõrgem. Elan elu, mida kõigile võlgnen. Tuhmunud nägu ja säravad riided. Vaba lind väljasta hind, sest piinleb elu on kerge. Süda on raske, minge kõik perse, must lahti laske. Ma sain aru, et sa ei tule veel nii pea tööle tagasi. Mu kodune olukord muutus ja ma tahaksin nüüd kohe lapsepuhkuselt tagasi tulla. Jaani pärast ära muretse, ma saan ta kuhugi hoidu ja ühesõnaga ei pea muretsema. Lastega on siin niikuinii kogu aeg üks jama. Kui vähegi võimalik, ma tahaksin vana töökoha peal tagasi tulla. Ma olin su parim spetsialist siin. See koht on praegu ju Tõnu käes. Ma tean jah, Tõnu oli minu assistent, ma ise koolitasin ta välja. Jah, aga me arvestame siin praegu ikkagi Tõnuga. Meil on niigi siin pidevalt lastega naised. Kogu aeg käib mingi sahmerdamine nende haiguspäevadega. Mis koha ma siis potentsiaalselt saada võiksin? Ma ei tea, Tõnu assistendiks või? Tõnu assistendiks? Sellepärast, et mul ei ole midagi paremat sulle praegu pakkuda, saad aru, Kogu aeg siin on praegu see juhataja konkurss, mingi jamaga peab tegelema, Juhataja konkurss? Just, omanik vahetus, mingi uus nõue, et... Kes siis veel kandideerib? Ei olegi peale minu kedagi, Lihtsalt mingi formaalne asi, Jaa, hallo? Just. Et mis hetkel meil oleks kõige targem siis üle võtta see? Just. Ei, ma olen mõelnud seda, aga... Mul ei ole lootustki sinna tagasi saada. Kas juhataja konkurss käib? Jah, aga see on formaalne. Meie juhataja peab ennast lihtsalt uue omaniku ees üle kinnitama. No, aga sa võiksid ise juhatajaks kvalifitseeruda. Mina? Jah. Lapsega naine. Lähen selle vana rebase vastu, unusta ära. Vähemalt Arma sai tööd. Ja Kusti tuleb üle saada. Kuidas sinuga on, Martin? Minuga on kõik hästi. Mul ongi teile üks teadaanne. Vaata, pojake, et sa võimu esindajatega pahuksisse ei lähe. Ma sain oma asjad korda. Ma olen jälle tagasi Sadulas. No jah. Läksid tööle tagasi? Ei. Ma tean nüüd, mida ma tegema hakkan. Väga tore. Minust saab moekunstnik. Selge. Nüüd on siis kõik. Monika, mul on kõik läbi mõeldud. Ma tahtsin kogu aeg rätsepaks saada. Enne kui ma sinna ärikooli astusin. Kui ma veel kulturismiga tegelesin, siis ma õmblesin ju kõik kostüümid endale ise, bikiinid ja kõik. See mulle nagu meeldis seda teha. Ma olen loominguline inimene, mitte mingi kontoritarve. Sa
hulluks läinud, Martin, sa oled hulluks läinud. Ma hakkan modelliks. Hakkan catwalki harjutama. See on see, mida ma teha tahan. Sa hakkad rõvedalt maksma selle eest. Linn lõõmab tules, eile pole sinu mure. Suudlauleti öö rusikast taeva, korda eile mind ei vaeva. Linn lõõmab tules, eile pole sinu mure. Suudlauleti öö rusikast taeva, korda eile mind ei vaeva. Eile mis ei vaeva, eile mind ei vaeva. Suudlauleti öö rusikast taeva. Mul polnud enam midagi kaotada. Ja ma loll muidugi arvasin, et enam hullemaks minna ei saa.